Aga nüüd ma arvan, et me oleme jõudmas sellesse nagu õppetundi, kus inimkonnana tervikuna saame öelda, et jah, teatud intellektuaalne mehhanism on meist võimekam ja meie peaksime astuma nagu endale sobivasse niši, mitte see, et me üritame kogu aeg selle kuhja otsas olla ja kogu aeg vaielda, et väärtuslik inimene on see, kes oskab nagu, ma ei tea, siis intellektuaalset pikka vestlust ülal hoida. Et väärtuslik inimene on arvatavasti õnnelik inimene, et siis tuleks seda ümber vaadata. Tehisintellekti mõtlemis ja inimese ülemängimise võimest on futuristlikud kirjanikud palju kirjutanud. Kui tõenäoliseks pead seda perspektiivi? Millist nendest? On nii utoopiaid kui düstoopiaid? Pigem siis düstoopia. Praegu on pop düstoopia. Düstoopia vist huvitab inimesi rohkem samamoodi nagu sõjad ja autoõnnetused ja muud asjad. Raske öelda selles mõttes, et kui küsida, mis on sellised tehisintellekti arendamisega seotud riskid, siis ma esialgu seda Nick Bostromi erinevaid superintellektiga seotud võimalikke stsenaariumi isegi välja ei tooks, sest selleks meil tuleks kõigepealt sinnamaale jõuda ja seda hetkel ei paista. Aga mis on huvitav ja mis praegu näiteks internetis juba ringlevad, osad on võib-olla kuulnud sellist varianti nagu prompt engineering, ehk siis kuidas kirjutada selliseid sisendeid nendele juturobotitele või pildigeneraatoritele, et saada sealt sellist väljundit, nagu te tegelikult tahate. Kui te küsite ChatGPT-lt mingi üldise küsimuse, te saate üldsõnalise vastuse, mis ei ole eriti kasulik. Te peate oskama seda sisendit kirja panna, et sealt maksimumi kätte saada. Siis on juba olemas, üks neist asjadest, mis mind huvitab tööalaselt väljapoolt hobi korras, on küberturve. Ja selles valdkonnas tegelikult juba liiguvad esimesed näited sellistest rünnakutest nagu prompt injection, kus siis me saame sõnastada näiteks ChatGPT-le päringuid, mis panevad teda genereerima uusi päringuid, mille sisestamise abil ta hakkab iseenda piire rikkuma, ehk hakkab väljastama seda infot, mis OpenAI on keelanud sellel väljastada. Näiteks, kuidas varastada autosid, kuidas häkkida pankadesse sisse, kuidas identiteeti varastada, ja täiesti elus rakendatavad kriminaalset informatsiooni ja nõuandeid välja andma. Ja mulle tundub, et sellega seoses võiks olla üks lähiaja võimalik risk, kus lihtsalt õnnestub mõni selline rakendus ära häkkida ja sellest tekib siis midagi düstoopilisemat. Aga teine asi on muidugi kõikvõimaliku valeinfo genereerimine, mis muutub oluliselt lihtsamaks. Igasugused rämpskirjad, igasugused õngitsuskirjad ja muu selline muutub sagedamaks ja võib-olla ka veenvamaks. Kui siin mõne aasta taguselt oli trendikas rääkida tõejärgsest maailmast, eks ole, siis ma arvan, et üks võimalik riskifaktor selliste rakenduste laiemal levikul ongi see, et see trollivabrikud hakkavad kahvatuma selle kõrval, mida saab massilistes kogustes selliste rakenduste abil genereerida, näiteks valimiste mõjutamiseks, inimeste meelsuse mõjutamiseks ja nii edasi. Et sellised ulmekirjanduslikud... Klassikaline küberrünnak, ummistus, mingi veebilehe mahavõtmine. No näiteks, jah. Aga ühesõnaga, et mulle tunduvad sellised tulevikusstsenaariumid, kui me räägime ostudest ja riskidest, praegu realistlikumad ja pakilisemad kui need ulmelised düstoopilised stsenaariumid, kus meil on mingisugune inimese enda poolt ehitatud põhimõtteliselt tehnoloogiline jumal superintellekti näol, mis ühel hetkel otsustab, et hea küll aitab see õnnelik sipelgapesa koosneb aatomitest, mida ma saan kasulikumalt kasutada kui see, et nad seal kuskil Afrika savannis mõtlevad elu mõtte üle ja filosofeerivad, eks ole. Kristjan Port, kas tehisintellekt on võimeline ära õppima bioloogilise viiruse intelleksuse ja hakata levima nagu koronaviirused ja kohanduma ja ise muteeruma? Jah, seda me inimestena ju teeme. Me tegelikult juba ei tea, kus me oleme oma suhetesse süstinud teisliku päritolu intellekti, et need lahendused, pakkumised, ideed, väärtussüsteemi, ütleme, dilemmad, me tihtipeale ise ei pane tähelegi, et me ei ole ise seda otsust teinud, vaid selle vastus on andnud Google näiteks, et see
seda me ju ei näe, me ei kontrolli seda. Aga just see on et sa Boströmi mainisid, et minu arvates on nagu kaks teemat ja veel kolmas oli ka, et Anna Arendt ju kuskil see 50-ndatel sellise totalitarismi geneesi puhul just ütles seda, et mitte, et me inimesed ei hakka mitte valet uskuma, vaid nad ei usu enam mitte midagi ja minu arvates see on palju ohtlikum kui see, et meil lihtsalt meie ümbruskond on muutunud, ma ei tea, siis reaktiivsemaks ja kriminaalsemaks. Kriminaalne profiil lihtsalt muutub, et see riskiomastaas jääb enam samasuguseks, aga meil lihtsalt puudub varasem kogemus, kuidas kaitsta ennast nende uute rünnakute vastu. Aga tehisintellekt on aidanud mõista väga-väga keerulist ülesannet, ehk kuidas valgu struktuur tegelikult kujuneb ja kirjeldada valgu struktuuri, sest et selles struktuuris on palju suurem väärtus, kogu elu seisneb tegelikult struktuuris, et kui sa mõtled kruvikeere ja naaskli erinevusele, siis sind ei huvita tegelikult, mis materjalist nad tehtud on, et sind huvitab, milline on see ots, et see funktsioon tuleb sellest kujust. Ja valgu molekuli kuju ei saanud inimene aru, vaid sai tehisintellekt aru. Ja see tehisintellekt võib sünteesida juba praegu, on neid teadusuuringuid tehtud ja see on ka varasem sinu küsimus, et osa teadust tehakse tehisintellekti abil, kuna see tehisintellekt permuteerib neid ideid niivõrd palju ja sõelub välja, filtreerides vastu seda tegelikkust kogu aeg üha rohkem hästi kiiresti. Et see üks uuring, mis oli vist üle-eelmisel aastal, tehisintellekt sünteesis uusi mürke, mille suhtes meil kaitsepuudus. Ja lihtsalt, et kui seda nüüd tutvustada terroristidele, kellel kindlasti kõrvad liikusid juba siis nad lihtsalt otsivad, et kas ChatGPT hakkab seda sama näiteks tegema, kuigi seal on mingid sisemised takistused, aga just, et sinu toodud näide, mis me trumpame ka seda esialgset suht kohmakaid piiravaid tegureid selle ChatGPT kasutamisel.